Maakodu tähendus täna on kindlasti muutunud, et see ei ole enam see kodu, kus vanaema elab, vaid maakodu on tegelikult linnakodule palju sarnasem ja tänu nüüd sellele koroona ajale on noored inimesed selle täiesti avastanud päris koduna. Aga ma ütlen ikkagi maakodu, sest see keskkond on erinev ja inimesed, kes valivad endale elamise maakodus või siis osalise elamise, siis see tähendab nende jaoks hoopis teist keskkonda kui linnakeskkond ja seda nad väärtustavadki. Aga mulle meeldib just see mõte, et kui ma lähen linnast välja maakoju, ükskõik on ta siis suvekodu või päris kodu, et siis ta ei oleks täpselt samasugune kui linnakodu, et tema olemus oleks ka erinev ja kui mul on mõlemad kodud, linnakodu ja maakodu, siis ma tunneks seda, et ma vahetan keskkonda. Ja seda just nimelt, ma peangi silmas, kui ma teen valikuid seal interiooris, et sealt ma saaks selle signaali, et ma olen teises kohas. Minu meelest on ka kodususe üks võti ongi kihistus. Sest kui ma võtan poest, ostan endale need komplektid, eriti veel valgustikomplektid, lagi, põrand, sein või siis mööblikomplekt, kapp, kummut ja kõik, et see on nagu ühest seeriast, siis mulje on pigem hotellilik. Aga kodu on just see koht, kus vanaemast jäi tool, pere ostis söögilaua ja võib-olla siis noored toovad sinna uued asjad. Ja nii kui seda juba kas või uues kodus tekitada, on see kodususe hõng juba olemas. Kui piiranguid peale ei panda, siis paratamatult jääb sul sõrm mustritele ja värvidele, mis on sinu enda isiklikud lemmikvärvid. Seekord läks ka natukene niimoodi. Õnneks oli professionaal kõrval ja sai kuidagi seda tasakaalustada. Aga selles messiboksis me mängisime meelega ikkagi 70-ndate võtmes. Minu jaoks on alati ikkagi kõige olulisem tervik ja kui ma ühes toas võtan mingi valiku, siis heas mõttes ta peaks olema, kui mitte lähisugulane, siis natukene järgmise ringi sugulane ikka. Rääkides värvidest oli meil selles mõttes lihtne, et kõik värvitootjad, firmad juba aastaid annavad välja aasta värvikataloogi, mis tegelikult on mõnes mõttes ka hea abiline ka nendele, kes ise värve peavad valima, sest see värvide valimine on üks üsnagi keerukas töö. Ja siin antakse juba sellised suunad kätte. Üks sõna, mis võib kasutada on trendikas, aga mina olen alati selle vastu, et kodu ei pea olema trendide läbikäimise koht, aga siiski ta annab selle hetkeperioodi suuna ikkagi mõnes mõttes kätte. Et see võib olla hea abiline ja meie võtsime ka tegelikult viimasest aasta kataloogist, valisime neid värve, mida me kasutasime dominantidena ja taustana ja ka mööblina. Ja eks ta selline ülesanne on, et mõttekas on valida mingisugune kombinatsioon ja jääda selle sisse pidama jääda, siis püsib see asi omavahel hästi koos. Kangad on meil domineerivad sametid ja igasugused säbrulised asjad, et mis hingelähedasem on, aga jällegi selle ajastu võtmest saime nii-öelda inspiratsiooni, mis sellel ajal kasutuses olid samamoodi. Samet mängis, siis kõik võimalused karusemad pinnad ja ka selline nagu väikese karvase loomanaha-laadne tekstuur. Ja üks tohutult vahva asi, mis selles majas nagu hästi on välja mängitud, on see võimalus, et fooruumi saab teha valgusteid nende kangastega, mis muidu on meil ju ainult kardinad või voodikatted. Et seda lisavõimalust oli nüüd siin korralikult võimalik näidata. Inimesed ei teagi, et see võimalik on. Et sa saad teha nii unikaalse valgusti enda ruumi jaoks, mis haagib täpselt selle tapeediga. Tapeedi mustrist tehti kangas ja selle sai siis panna ju valgustile ümber. No me mängisime lausa niimoodi, et tapeedi mustrit siis sai vähendada 10 korda ja kanda kangale ja siis sellest tehti kuplid. Mustreid saab kanda kõikvõimalikele kangastele, mille sihtotstarve on alates voodikattest, linikust, kardina ja õuemööbli kattekangani. Või tänapäevane tehnika annab selle võimaluse, et mustriga saab mängida nii suurenduse suunas kui vähendada teda ja saab ka värve vahetada, et siin on olemas, kus võeti lihtsalt fragment, vähendati ja taustatoonid muudeti ära.
Messiboks oligi üks võimalus näha neid võimalusi reaalselt ja siis inimene kujutab palju paremini ette ja oskab ka endal midagi sellist välja mõelda. Mustrit saab kanda eritüübilistele kangastele, aga kui tahta teha kuplit, siis ta eelistatavalt võiks olla puuvillane kangas. Ja peab ka arvestama sellega, et kui valgust läbi paistab, on see kangas natuke ühtmoodi ja kui valgusti ei põle, siis on see kangas teistmoodi, mis tegelikult ongi ju tore. Ja muster võib siis kas minna palju erksamaks või tuhmimaks, aga seda saab vastu valgust alati ära proovida ise, et enne kui läheb kupli tegemiseks. Materjalidest rääkides kindlasti üks suur valik on põrandad ja me püüdsimegi leida ka kahe suuna valikud. Üks on see, kui ma teen väga-väga säästlikult. Väga tihti on see lihtne männi laudpõrand, mis ei ole liiga kvaliteetne, aga samas puit on puit, lihvita ära ja sul on mitu valikut, kas õlitada, peitsida, lakkida või värvida. Ja meie valisime sellise julgema värvi just nimelt näitamaks, et põrand võib olla ka üks vahva värviline pind. Sel ajal muidugi oli ainult ühte värvi põranda värv, mis oligi nimega põranda värv, mis tähistas lihtsalt pruuni. Aga tänane päev lubab meil valida ju tuhandete toonide vahelt. Ja teine põrand on võib-olla vähem teada materjal on bambus, mis ei ole küll Eesti looduse materjal, aga on naturaalne ja on väga vastupidav ka temperatuuri kõikumistele, mis maakodus tegelikult kindlasti on teema. Ja see oli ka valitud just nimelt selleks, et avardada neid võimalusi. Maakodu põranda puhul tegelikult peaks ikkagi arvestama suurema kasutuskoormusega kui linnas, sest linnas me tihti sõidame liftiga või kõnnime mitu korrust ja meil on jalad juba puhtamad, aga maakodus üldjuhul käiakse õuest sisse, seest välja, seal on liiv, seal on koerad ja lapsed ja kõik muu, siis võib ikkagi arvestada esimesel korrusel pigem tugevama kattega põrandat. Ja köögis näiteks me panime tsementpõranda. Eriti kui ta on terrassil avatud ala, et siis on selge see, et see põrand saab seal koormust oluliselt rohkem, see ei pääse sellest. Värvide mõttes, et mis iganes värvid moes on, siis maakodu puhul kindlasti lähtuks ikkagi loodusest. Need värvid võiksid olla seal pigem need samad värvid, mida me looduses ka näeme. Välisfassaadis ma väldiks kõiki külmi toone, aga ka sees mul ikkagi tundub, et maakodu võti on loodus ise ja need toonid, mis seal olemas on, sobivad alati. Meil olid aknatsoonis oli selline pastelne hele ja teine oli tegelikult, mis oli terrassipoolne avatud, oligi selline must söetoon, nagu ühest küljest oli 70-ndatel, nüüd on ta jälle uuesti kuidagi ringiga tagasi tulnud. Ja värvilisus on inimese väga individuaalne eelistus, et mõni inimene vajab vähem värve, ei taha üldse ja teine tahab rohkem. Selle maakodu näite me tegime meelega värvikama, lustakama, julgema, nooruslikuma, aga see oli ainult üks võimalus, millest igaüks valib siis enda suuna. Ja puidusus on ka üks teema, et väga palju on selle aja maju seest üleni puiduga vooderdatud ja see puidusus oli siis väga levinud ja normaalne. Täna me väga seda kollast puitu seal näha ei taha. Kõige lihtsam viis lihtsalt kattuvärviga valgeks. Et see on kõige vähem töömahukas ja see puidusus jääb sinna toredasti alles. Saab ka lihvida, peitsida, mis iganes. Vahatada. Ja. Selles majas me veidike läksime mustrite ja värvide valikuga nii-öelda üle võlli, et ühest küljest flirtisime siis või tõime vabanduseks selle 70-ndate mängulisuse, et seda julgust ja oli väga palju. Seetõttu elutoas näiteks olid 2 erinevat mustrilist tapeeti, mida ma usun väga tihti ei tehta ja ei peagi tegema, aga lihtsalt jällegi, et kui sa vaatad ühes suunas, siis sul on see üks võrdlusmoment, vaatad teises suunas, siis teistsugune, et see kõik oli ju üles ehitatud just nimelt selleks, et inspireerida või seda meie sees olevast mängulist last siis valla lasta, kellega see räägib rohkem, kellega räägib vähem. Sai välja toodud selline mäng, kus ka pistikupesad ja lülitid toodi sellesse värvimängu sisse. Võiks öelda siis, et iga detail
kui meil oleksid olnud uksed, siis tõenäoliselt me oleksime teinud ka ukselingid värvilised ja nii edasi. Lihtsalt, et mingis kodus võib olla kõik väga hillitsetud, pastellne, rahulik, aga siis, kui sa hakkad selliste pisikeste detailidega mängima ja sinna paned selle särtsu juurde, tuleb väga eriline kooslus. Aga ühe seina me tõime lihtsalt erinevate värvidriipudega, ma andsin talle täiesti oma näo, teda saab igaüks ise teha, natuke vaeva ja jälle on täiesti eripärane lahendus. Ja kuhu see aktsent saab tulema, kas ta on siis elutoas või meil on see garderoobis pandud, et see on jälle valikute küsimus, aga et on kõige lihtsam, kõige odavam vahend on kindlasti värv. Ja siia juurde saab lisada seda ka, et kui võib öelda, et no ma tüdinen kiiresti, mida värvilisem, mida kirjum, siis kõige lihtsam on interjööri muuta alati värviga ja tapeediga ja tekstiiliga. Et selles mõttes see on selline ohutu mäng, et keraamiline plaat jääb seina aastateks ja tõesti parem, kui seda ei pea vahetama tüdimuse pärast näiteks. Köök-elutuba on selles majas avatud, mis on ka loogiline, et ega selles maakodus tavaliselt ruumi liiga palju ka ei ole ja see on ka tänasel päeval niivõrd levinud lahendus. Aga köögiga me läbisime päris keerulise protsessi, sest sellel raskel COVID ja sõja ajal kukkusid kõik võimalused lihtsalt välja ja viimane, kes suutis meid olukorrast päästa, oli Woodhammer ja no see koostöö oli lihtsalt suurepärane. Saime rohkem, kui tahtsime. Mõtlesime julgemate lahenduste peale, et see köök ei pea olema nii märkamatu ja tagasihoidlik. Valisime terrakotta tooni. Et kui isegi oleks ka väga sileda lihtsa uksega köök olnud, siis alati saab mängida käepidemetega, need annavad alati oma näo. Kasutasime värvitud MDF-i ja selle ukse tegi põnevaks lihtsalt see soon, mis sinna sisse freesitud, et see ei ole liiga kallis lahendus. Tööpinna mõttes on laminat, aga tagaseina valisime sellise terrazzo vihjega kivi, mis siis mängib kaasa selle vannitoaga, mis on samamoodi terrazzoga, mis on selle aja materjal ja jälle uuesti värskena. Ja saar on selline suur soov paljudel peredel, kui ruum lubab, et selle köögisaar on väga suur, mis ongi selline pereelu keskus, seal võib süüa, seal võib kõike muudki teha. Ja et ta sobituks millega iganes, siis ta on lihtsalt rahulik must. Aga siin on näidatud ka, et alumine front on üks materjal, ülemine on teine materjal. See annab jälle mängulisust, see annab võimalust kombineerida ka mingit vanu olemasolevaid asju. See kõik on lubatud ja pigem isegi soovituslik. Inimesed soovivad tänasel päeval peita ära õhupuhasti, et ta ei oleks seal pea kohal ja ei takistaks suhtlemist. Et selles saares on ka viidud õhupuhastaja saare sisse ja see mootor sinna saare alla, et see annab ruumile suure avatuse ja jätab vähem köögiliku mulje. Elutoaga koos köök võiks olla võimalikult vähe köögilik, nii lihtne see ongi. Köök on suhteliselt kallis asi ja seda tehakse pikema perspektiiviga ja siis need valikud võiksidki olla sellised, et asi kestaks ka nii vastupidavuse mõttes kui ka ajas, välimuse mõttes ja selline, see saare lahendus on tõeliselt ajatu ja neutraalne. Ja see võib kesta ka siis, kui see väiksem köögifront näiteks saab uued uksed või tuleb seal vahetada midagi välja, et seda keskmist osa ma usun, et ei pea vahetama palun väga 15-20 aastat. Ta kestab tõesti järgmise selle moeni, kui see sama uuesti moodi tuleb. Aga see väiksem front seinas nagu oli näha, et siin võib ka tõesti tuua esimesena väsivad ilmselt uksepaneelid, ja eriti valama juures kipuvad väsima, saab üle värvida ja kui tüdineb millestki, siis käepidemete vahetus on sama nagu pluusil nööbi vahetus, nagu ongi uus. Need kallimad asjad tulebki lahendada nii, et kestaksid kauem. Selles köögis on väga kvaliteetsed sisud, mis väljast ennast ei näita, aga näitavad ennast just ajas, et see plumm ongi selline valik, mis siis tagab selle, et see köök kestabki füüsiliselt väga-väga kaua. Ja kogu köögitehnika, mis oli ka valitud just nimelt sellest ajas pikalt kestva perspektiivi kontekstis, selle valisime Decolandist, et nemad hindavad samu väärtusi, et ei peaks vahetama.
no elutoas on hea näide, kuidas on kokku pandud väga erinevad mööblitükid, nii tuttuued kui ka täiesti vanad, aga uuele elule aidatud, et siin tegelikult paljud teevad seda ka enda käega, aga see tulemus endale on kindlasti armas, aga siin oli tegemist ikka professionaalidega. Tuunika oli see firma. Jaa, Tuunik on pikki aastaid nii pehmed kui siis puitmööblit restaureerinud ja nende abiga sai hästi palju tarkusi avastatud. Panin oma käe ka külge paarile enda koju ostetud vanale mööbliesemele, mis tundusid vormilt väga vahvad. Aga siis selguski, et kui oleksin ise hakanud seda oma tarkusega nii-öelda korda tegema, et siis ma oleksin paar puitpinda tõenäoliselt lootusetult ära rikkunud. Soovitan võtta professionaal korraks abiks, et kas käia nende töötubades või viia koha peale, et see muutus mööbliesemes oli ülisuur ja kui ise käe külge paned, siis see tundub eriti armas. Hästi kenasti saad vastavalt siis oma keskkonnale valida nii puitosa värvid või selle viimistluse, on ta vaha, on ta õli, materjale on tohutult palju ja nendega ei jõua ka ise kursis olla, et selles mõttes on ka hea professionaali poole pöörduda, et nad ütlevad, et selle puidu eripära tuleb sellises koosluses kõige paremini välja. Ja samamoodi tegelikult ka see kangavalik ei olnudki niisama lihtne, et ma võin sinna igasugust kangast peale panna. Jällegi sa pead mõtlema, et kui kaua see kestab, kuidas sa seda kasutad, et kas see on ainult ikka aksessuaar vaatamiseks ja paned võib-olla mütsi sinna ainult peale või sa tahad ikkagi selle tumbakese peal või tugitooli peal ka istuda. Tubades olev mööbel on selline lihtsam. Meil oli kasutusel ka välimööbel, mis oli vaja teha ilmastikukindlaks, siis konstruktsiooni mõttes, nii puitdetailid kui ka muu osa, pluss siis me arvestasime ka vastavate kangastega nende madratsite ja padjakeste osas, et need oleksid ka ilmastikukindlad. Jällegi hulk nüansse, et mida valida pealiskangaks, mida sisse, millega viimistleda. Tänasel päeval me kõik teame, kuidas kõik eelistavad juba salvestavaid kütteallikaid, nii et lihtsalt kaminat, mis selle sooja korstnasse laseb, enam ma ei teagi, et keegi endale teeks või tahaks. Ja me valisime Lintmanilt sellise valge kiviga ahju, mida tegelikult iga soovija saab endale meelepärases toonis ära toonida. Palju mudeleid, mille puhul see algtoon või algvärv on valge, aga sa saad vastavalt siis oma eluruumi toonidele ise ära värvida või tellida sealt selle värvimise. Et minu jaoks oli see uudis, väga meeldiv uudis. Nendes vanades hoonetes on tihti probleem, et seinad ja laed ja põrandad on viltu ja kõverad. Mõnikord on liiga suur töö hakata seda sirgeks remontima. Siin me näitasime ka ühte väga tõhusat lahendust. Ja kasutasime Vecta pinglagesid. Antud ruumides siis valisime materjaliks täismatt satiinpinna. Vältisime läiget ja suureks ja meeldivaks avastuseks oli see, et nendele pinglagedele, mis näevad siis sellised täiesti ideaalselt perfektselt siledad välja, saab soovi korral ka mustrit siis peale trükkida või neid toone on tohutus hulgas. Kes sinna tuleb, ta ei tule selle pealegi, et see ei ole silekipslagi, sest et ta ei erine sellest mitte mingi. See tuli välja ainult siis, kui sa inimesele näitasid seda koha peal ja osad inimesed märkasid, et valgustite kohal oli laes siis tapeedimustrid, sellised fragmendid ja ka kuplimustri fragmendid. Ja üks põnev lahendus, mida pinglagede puhul saab kasutada ja me näitasime seda ka, oli köögis, kus sa saad samamoodi panna lakke veel siis sellise ventilatsioonielemendi, et kui sul ei ole ventilatsiooni tavapärasel viisil võimalik lahendada, et siis on mõistlik juba samamoodi pinglagede firmalt seda küsida ja saab mure lahendatud. Siis on pinglage võimalik ka spetsiaalseid siinvalgusteid panna, mis minu jaoks oli selline uudis ja hästi põnev
lahendus, mida sai ka näidatud ja kasutatud, oli täis LED-valgustusega ja timmerdatava valgustusega pinglagi siis vannitoas. Mis tähendab, et lagi üleni ongi valgusallikas? Üleni valgusallikas. Valgustuse mõttes kindlasti võiks arvestada, et on olemas meeleoluvalgustus ja on üldvalgustus. Suvekodus üldvalgustust üldjuhul me väga ei vaja, aga maakodus on tavaliselt pimedam kui linnas. Nii et seda ei maksaks kunagi ära unustada, et kui Eestis valgustust planeerida, tasuks mõelda, et on detsember ja siis me kõik oskame neid vigu vähem teha. Valgustusega on mõnes mõttes keeruline, mõnes mõttes jälle hästi lihtne. Et kohe, kui sa mõtled, mis ma seal ruumis teen, siis sul juba hakkavad õiged mõtted ja ideed jooksma. Ehk siis ongi see sama eelnimetatud üldvalgus. Ehk koristusvalgus. Koristusvalgus. Teatud inimesed ei vaja üldvalgust üldse. Ütlevad, mina panen põlema ainult põrandalambi. Mulle ei meeldi see üldvalgus. Aga osa inimesi leiavad, et see on ülivajalik ja see üldvalgus peab olema väga tugev. Ehk siis, kui sa juba tead, kelle hulka sa kuulud, siis juba lähtuvalt sellest siis valida, et vähemalt see võimalus võiks olla. Ja üldvalgus on kasulik ka selle puhul, et tegelikult kui sa loed ja paned oma selle lugemislambi põlema, mis hoiab su silmi, ja siis kui on üldvalgus, siis see lülitatud, siis sa omakorda hoiad silmi, sest kui sa jätad kõik ümber pimedaks ja paned lugemisvalgusti põlema ja selle valgel loed, siis see tähendab seda, et sul on silmal sellised ümber sellised teravad valguskontrastid ja see väsitab silma. Aga nüüd minnes funktsiooni juurest ubasuse juurde, hästi lihtne on lahendada või saavutada ubasust siis, kui sul on võimalikult palju valgusnivoosid. Midagi on üleval, midagi on seina peal, kuskil on kapi või kummuti peal, sul on põrandalamp, just rääkides eelkõige elutoast, siis seal on kõige rohkem funktsioone. Tänapäeval on sinna lisandunud ju see kodukontori nurgakene, mis siis eeldabki, et tõenäoliselt peaks ka mingisugune laualamp olema suunatava kupliga. Aga jah, lihtne kokkuvõte on see, et mida rohkem on sul neid nivoosid ruumis, seda suurema hubasuse sa valguse mõttes nagu luua saad. Messimajas me kasutasime valdavalt foorruumi valgusteid ja magamistoas näiteks üldvalguseks oli Spirit Royal, mis annab valguse ruumis laiali, ja siis kohtvalguseks kasutasime seinavalgustit ja põrandavalgustit, et mitte mõlemal pool voodit ei olnud ühtemoodi põranda või seinavalgusti, vaid oli siis asümmeetriliselt lahendatud. Kontorisse sai plaanitud põrandavalgusti, mis oli suunatava kupliga, ja lauavalgusti samamoodi nii-öelda kirjatööde tarbeks. Ja üldvalgustust me seda klassikalises mõttes plafooni ei kasutanud, mis on lihtne vorm, aga kõige funktsionaalsemalt selle valguse nii-öelda laiali suunab. Meil olid seal pandud pool läbi kumavad sellised rippvalgustid, mis ikkagi niisuguse hea üldvalguse fooni andsid. Sellise pisikese ruumi jaoks oli seda piisavalt seal. Ja siin jälle tore võtte tapeedi muster oli viidud kangale ja moodustaski komplekti juba. Jah, siin me näitasime kahte versiooni, et kus oligi tapeet kantud kuplile, et väiksematel kuplitele on seda hea lihtne teha, oleneb tapeedi mustrist. Ja jällegi siis mängisime selle sama mustriga, suurendasime veidi, kandsime kangale ja kangast tehti omakorda siis kuplid. Et selline mitmekülgne mäng. Elutoa osas, kuna see 70ndate stilistika sellist laia plafooni, vähemalt mulle tundus, et see ei ole kõige toredam lahendus, siis kasutasime silinderkupleid, mis muidu tegelikult varjutavad valgust väga palju ära, aga me panime sisse sinna hästi võimsa LED-mooduli, nii et kupliga valgustid isegi valgustasid ruumi. Kuna neid oli veel mitu tükki, siis sealt tuli päris korralik valgusvoog välja. Nii et üldvalgus oli korralik elutoas. Elutuppa planeerisime erinevaid põrandavalgusteid, natuke neid võib-olla ka rohkem, kui igapäevaselt kodus kasutatakse, aga jällegi näitamaks seda, et kuidas eri suuruse ja eri funktsiooniga valgustitega siis ubasust luua saab. Üks koht, kus valgustusega ei tohi alt latti minna, on köök, ehk siis tööpind peab olema hästi valgustatud ja saare puhul ei tohi ka ära unustada, et kui saar ikkagi on, siis selle kohal peab olema kindlasti üsna hea valgus, siis on kõik hästi.
Üks teema, mis kindlasti on tänasel päeval nii linnakodus kui maakodus aktuaalne, on see liigse kuumuse toast eemal hoidmine, siis rusikareegel on see, et kõige paremini kaitseb kuumusest ikkagi väline ribikardin. Et kui me kasutame aknas seespool ribikardine, truloosid või midagi muud, siis see kuumus ikkagi tuleb läbi klaasi sisse ja tuleb tuppa, aga välised ribid või rulood on parimad lahendused ja sealt saab erinevaid lahendusi, mõned reageerivad ise valgusele ja muudavad oma asendit või suunda või nurka, teisi saab mehaaniliselt ise liigutada, aga põhimõte on küll selles, et väline aknakatte on parim kaitse kuumuse eest. Eestlase jaoks hakkab kodu hubasus ikkagi tekstiilist, nii et nii kui kodu saab endale aknakatted, vaibad, padjad, on meil juba soe ja kodune olla. Kui see näiteks kardina ülesanne ei olegi varjata, siis me kasutasime päris mitmeid selliseid läbikumavaid tekstiile, mis olidki selleks, et nad annavad kõigepealt akustilise hubasuse, et võtavad häält kinni ja teiseks selle visuaalse hubasuse. Et tekstiil on kindlasti üks hubasuse võtmetegelane. Tõime ühe roomakardina veidi uuema lahenduse kabinetti, kus siis roomakardina alumine osa oli tülliline ja ülemine osa siis kattekangas, sest seal oligi eesmärk pigem varjata liigset päiksevalgust, aga polnud eesmärki ennast kellegi eest peita. Ja pehme mööbli tegijaks oli meil seekord Ravemööbel, kohalik Eesti tootja. Nemad on nüüd pea 30 aastat spetsialiseerunud siis diivanitele ja vooditele niimoodi, et siis suured, väiksed, kerged, rasked inimesed saavad endale hea ja tervisliku ööune. Antud keskkonnas oli meil mudeliks Firenze. Voodiküljed katsime siis sobiva sametitooniga. Vaataks selle pilguga, et kui ma lähen sinna maakoju ka kasvõi suveks, et see uni oleks parim, et selles mõttes ma ei hoiaks sealt kokku. Et see ei ole koht, kus peavad olema ainult kõige odavamad asjad ja kõige ajutisemad. Ja diivani puhul sai Ravest valitud mudel Rono, mis lihtsalt oli nii toreda vormiga, et ta ise tahtis tulla sinna, täpselt sobis sellesse meie 70-ndate mängulustiga keskkonda. Kui me naudime seda elu maal, siis meie tänapäevased vajadused on ikka väga tänapäevased. Et mis puudutab kööki, meil on viimase peal tehnika ikkagi tänapäevane ja teine koht, kus me ilmselt tahame kvaliteetset elu, on vannituba. Kõik, mis on seotud vannitoaga, on väga kapitaalne, kõik need veed ja äravoolud ja maakodudes kindlasti, kui seal ei elata päris läbi aasta, tuleb mõelda selle peale, et kas on võimalus veed välja lasta või kuidas kaitsta veetorusid külmumise eest. Selles majas me võtsime seal 70-ndate mängu sinna vannituppa ka kaasa ja kasutasime siis terrazzo imitatsiooniga keraamist plaati. Täna on see valik tohutult lai, see on väga mänguline, on palju laiem kui terrazzo enda valik 70-ndatel, nii et me saame seda mängida. Ja siin me mängisime siis ühe värviga ja võtsime päiksekollase ja kasutasime seda hästi väikestes nüanssides, aga mustavalge taustal sai see täiesti oma elu. Nii et segisteid on olemas värvilisi, me lasime värvida dušiklaasi profiilid, seda sama kollast värvi. Ja siis meil olid need jungi lülitid olid samamoodi toontoonist nii-öelda kollase klahviga. Ja üks väga lihtne, mitte lihtne, aga väga väike nüanss, millega saab samamoodi mängida valgele plaadile, me panime kollase huugi. Kui keraamilist plaati valida, siis ei tasu ka kõige soodsama teise sordi plaadi peale panustada, see tähendab plaatijale topelttööd ja tulemus ei pruugi olla parim, et see kogus ei ole nii suur, siin tasub võtta ikkagi korralik plaat ja selles mõttes vaadata kaugemale ajas, et see ka ajas püsiks, et me võtsime ka pigem rahuliku tausta ja mängisime detailidega. Me kõik soovime elu, kus me võimalikult vähe peaksime tegelema
koristamise ja hooldamisega, et selles mõttes tasub juba ette panustada nendele toodetele, mis seda kõike vähendavad, nagu need rimles WC-potid, me valisime Villerööpohi sandtehnika. Vannitoas oli ankruks Arne Jakobseni kollane, just nimelt kollane segistivoolaa. Värve selles seerias on palju, toredaid erksaid veel, aga see kollane kuidagi ise ankurdas ennast meie mõttes ära ja talle tuli tore paariline veel maailma disainiklassikas, Pantoni erkkollane toolikene lastele, et võib-olla nõukogude aegses suvilas seda ei saanud kasutada, aga nüüd meil ju piiranguid ei ole ja siis värviliste aksessuaaride abil saab hästi meeleolukaks ka vannitoa muuta. See Arne Jakobseni kollane volaasegisti on lihtsalt minu enda isiklik suur lemmik. Värv värviks, et igaüks võib leida sealt tagasihoidlikuma versiooni või siis veel erksama, punane ja roheline on ka olemas. Aga ta on ülimalt funktsionaalne ja kestab ajas läbinisti metallist, et ei ole ainult lihtsalt selline tuju ajal ostetud asi, et ma vahetan 2 aasta pärast välja. Et kui sa oled oma sellise lemmikvärvi paika saanud, siis sellise disainiklassika puhul see kestab ka aastaid ja aastakümneid, et see ei ole sugugi emotsiooni ost. Ja kõik sellised disainiklassika esemed, neid ei pea olema üheski kodus palju, aga kui need on ka mõni, siis see tõstab tervikut oluliselt ja just nimelt, kui nad on senimaani kestnud juba aastakümneid, siis on selge, et nad ei väsi ka järgnevas ajas, et selle peale tasub panustada. Ja ta jääb seal nii-öelda selleks vormi ja värviankruks, muud detailid ja aksessuaarid ja furnituurid võtsime siis nii-öelda klassikalisemas või lihtsas mustas. Tamiksa tooted väga ka samamoodi funktsionaalsed ja ajatud ja ajas kestvad. Ja Vitra erkkollane Pantoni tool oli siis see teine primadonna või fookuses selles ruumis, et tal on olemas nii täiskasvanute kui lastemudelid. Need lastemudelid väga rõõmustavad. Messil näitasime siis seda just lastetooli selles vannitoas. Ja näiteks siin sai mängitud läbi erilahendus dušiklaasil, et selles vannitoas võib-olla pole vaja ennast varjata, aga sellise intiimsema ala sellel klaasil me... Teratsa muster sai kantud siis sellele hägusele osale nii-öelda liivapritsiga. Ja. Ütleme niimoodi, et kodukontoris oli võimalus kasutada samuti klassikuid, mis selle lihtsa väikse ruumi kohe eriliseks teevad. Ja disainiklassika puhul on tõesti rõõmustav see, et materjalid on ausad ja tugevad ja see vorm on selline, et ta kuidagi sobitub ka kõige muu muutuvaga väga hästi. See nüüd klassikuks teinud on tõenäoliselt. Ja neid tasub ka järelmüügist otsida. Need ikka liigub Skandinaavia vintage on Eestisse ka jõudnud ja on küll noori peresid, kes oskavad just sealt neid rasinad leida. Ja kulumise märgid seal peal ei tee seda asja kuidagi moodi väärtust ei vähenda, vaid pigem jah, see näitab, et asi kestab ja toimib. Võib-olla kõige suurem rahulolu ongi mu köögiga, sest esiteks on ta kõige keerukam asi funktsionaalsuse mõttes, aga mulle tundub, et see lahendus on selline natuke ootamatu ja samas heas mõttes sõbralik ja inspireeriv just mõeldes nendele ustele. Mulle meeldis elutuba. See oli kõige rohkem selles 70ndate võtmes teostunud. Lustakas, vaba, rõõmus, soojad toonid hästi ja samas valgus oli toredasti olemas, millega sai mängida. Selle nõukaaegse suvekodu võib-olla üks eelis on see, et nad on üldjuhul ühe korruse peal. Võib-olla nad jäävad väikseks, aga nende saab ka juurde ehitada. Aga kui mõelda nüüd perspektiivis, võib-olla hilisemas ajas inimene just tunneb, et ta linnast on küllastunud ja liigubki maakoju ja jääbki sinna elama, siis ei maksa ära unustada, et ei pea käima trepist üles alla, et see on mugav ja väike vihje sellele lahendusele on ka meil seal vannitoas dušiistme näol. Vanem inimene kindlasti vajab ka sellist tuge duši all. Messimaja
mängu idee ongi just nimelt anda impulss inimestele, et see ei ole näide, et nii peaks olema või tehke nii, aga pigem see, et võtke ja mängige. Võimalusi on palju ja iga kodu tulemus tuleb heas mõttes väga erinev ja see ongi kõige toredam. Ja kombineerida olemasolevat, osta uut siis, kui see tõeliselt vajalik on, et kriitilise pilguga üle vaadata oma esivanemate pärand, mis sealt tasub kaasa võtta ja edasi anda oma lastele ja lastelastele, et kindlasti on nendes hoonetes ja ruumides palju sellist, mis meile inspiratsiooni annab. Ja ma arvan, et tänasel päeval on see isegi üllatavalt aktuaalne. Kui me seda tegime, me ei oleks isegi arvanud, et see teema päev-päevalt muutub isegi veel olulisemaks. Jaa. Meid on nüüd siin 8 miljardit. Tuleb mõistlikult tarbida. No pigem see, et pärast koroonaaegset kodus istumist on väga paljud pered vahetanudki linnakodu selle maakodu vastu, sest seda kvaliteeti osatakse järjest enam hinnata. Puhas õhk ja vähem müra ja kitsetähta taga. Side eelmiste põlvkondadega on kindlasti üks väärtus, mis elukvaliteedile juurde annab ju.